Head pühapäeva! Selle pühapäeva teemaks on kadunud ja jälle leitud. Ja kuulsime kirikus üht tähendamissõna ühest isast, kellel oli 2 poega. Ja see noorem neist teeb mõned väga kehvad valikud oma elus, läheb kodutalust ära ja kasutab isa raha väga halval viisil. Aga ühel hetkel ta taipab, et ta on teinud valesti, et ta on teinud pattu ja ta kaetseb ja otsustab minna koju oma isa juurde ja paluda vabandust ja küsida, kas ta saaks siiski olla selles talus kui teenija. Aga üllatus ootab, sest kui ta hakkab jõudma kodu poole, siis näeb isa teda tulevat ja isa hakkab jooksma tema vastu, sest nii väga on see isa oodanud teda, nii kõrgelt ta armastab teda, et ta jookseb tema vastu ja võtab ta rõõmuga vastu, kalistab ja teeb tema pärast suurt pidu, sest nii palju ta rõõmustab selle üle, et see kadunud poeg on tulnud koju. See hea ja armastav, andestav isa selles loos, see on üks Jumala sümbol. Tähendab, ta sümboliseerib Jumalat ja see noorem poeg võib mõnikord sümboliseerida mõnikord mind või mõnikord äkki sind. Kui me oleme eksinud ja meil on vaja pöörduda tema poole. Tänapäeval on väga palju, kes jälgivad väga hästi, mida nad söövad ja joovad, et keha oleks tasakaalus, et saaks elada võimalikult õnnelikult ja hästi ja kaua. Ja sellega pole midagi paha. Ise üritan natukene niimoodi elada, aga kui see on kõik, siis ma usun, et me petame iseennast, sest kuidas saab elada õnnelikult, kui on ükskõik, millega me hinge täidame. Mina usun, et meil kõigil on vaja Jumalat, et meil kõigil on vaja seda armu, mis see noorem poeg sai kogeda. Üks, kes seda Jumala armu sai kogeda mitu korda, väga tugevasti oli vana Iisraeli kuningas Taavet. Sest tema astus mitu korda Jumala käskudest üle ja ta pidi võtma seda mõnikord rasket teed, et tunnistada üles oma pattu. Nii kaasinimeste ees kui ka Jumala ees. See mõnikord väga raske. Aga siiski koges Taavet ja paljud peale teda, et selline pattu tunnistus teeb vabaks. Sest Jumal on armuline ja ta halastab nende peale, kes palub vabandust, kes tahab asju korda ajada. See Taavet, tema oli ka luuletaja ja muusik ja ta tegi päris palju laule. Palju neist leiame Piiblis, selles Vanatestamendi raamatus, mille nimi on Psalmid, kutsutakse ka laulude raamatuks. Need laule kunagi lauldi, me ei tunne enam neid originaale meloodiaid, aga need tekstid on meil olemas. Ja ma tahtsin täna lugeda ühte Taaveti laulu ette, kus ta kirjeldab seda kogemust, kui ta on tunnistanud oma pattud üles ja on saanud kogeda Jumala armu. See on Psalm 32.
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud liikmed, mu päevasest oigamisest, sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. Oma pattu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised. Siis andsid sina mu pattu süüteo andeks. Sela. See on Jumala sõna. Psalm 32. Me palume, meie isa, kes sa oled taevas, püüdsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nende ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.